Bassi teine päev on õhtusse jõudnud ja täna vallutas Viljandi spordihoone Bass Cypher tantsuvõistlus. Minuga on siin randel Bomber, Cypheri peakorraldaja. Kuidas läks? No läks ikka väga hästi. Alati enne üritust on niisugune väike põdemine, kuid alati südames on see kindlus, et üritus läheb väga hästi ja läks jällegi nagu eelnevad aastad järjest suuremaks kasvas ja järjest paremini. Kui sa peaksid võrdlema esimest aastat ja tänast, siis mis on suurim muutus? Esiteks, kõige lahedam asi selle juures on see, et see aasta leidsid meid esimese battle'i tegelased, leidsid ka meid nüüd suht nagu sellel kõige hiljutisemal aastal, mis oli väga suur pluss, mis oli äge. Kõige suurem erinevus on ilmselt see, et see on kasvanud. See on, kuna ma olen juba ka tantsinud ise kaua ja siis ma tean, et seal on nii palju underground tantsijaid, kes on leidnud selle tee üles, kes on nagu väga kõvad tegijad Eesti maastikul, et ka nemad osalevad sellest ja nemad tänasid lõpus, et oli väga-väga kõva üritus. Nii et see on suur nagu muutus ja väga positiivne muutus. Esialgselt pidi tantsuvõistlus toimuma Kaevuväel, aga toimus spordihoones. Mis sa arvad, kuidas see mõjutas? Tegelikult ei on tulnud midagi. Me isegi mõtlesime, et okei, et meil tuleb see pool spordihoones täis ja tegelikult peaaegu, et olekski 2 poolt tulnud. Et see on väga hästi, et mul sõbranna just ürituse ajal kirjutas, et miks seal sees toimus. Ma ütlesin, et ise ta pesitseb Milanos. Ma ütlesin, et meil on siin Viljandi Eesti, et ilma, et me peame ikkagi mõtlema publiku peale, et me peame tulema siseruumidesse. Muidugi oleks ilusam väljas, aga kahjuks me peame ilmale alluma. Kindlasti on inimesi, kes täna vaatama ei jõudnud siia. Mis on üks parim asi, millest nad ilma jäid?
no parim asi, millest nad ilma jäid, on see, et nad kodus ilmselt, muidugi tore, et kõik laivi vaatasid, aga millest nad ilma jäid, on see vibes. See kohaloleku vibe, mis siin on, see energia, mis on õhus, eriti see hip-hop 1 versus 1 finaal oli niivõrd võimas, et lihtsalt selle energia, ma loodan, et see kandus pilt edasi, eks ma ise ka vaatan hiljem järgi. Aitäh! Tantsijaid hindas täna 3 kohtunikku, kellest 1, Laura Erm, on täna siin minuga. Milline on sinu kokkupuude tantsuga? Minu kokkupuude on selline, et ma olen tantsinud 12 aastat vist nüüd juba Viljandis, enamasti danskoolis ja nüüd olen siis suundunud Inglismaale ülikooli tantsu õppima. Mis on peamine stiil, mida sa ise tantsid ja mis sulle kõige rohkem tantsida meeldib? No peamine on ikka tänav ja siuke show, tänav ja show. Inglismaal hakkasin tegema kaasaegset ka. Aga jah, ütleks, et tänav siis ja seda meeldib endale kõige rohkem teha ka. Kas sa oled Bass Cypheril ka ise varem osalenud? Ma ei ole osalenud, aga ma olen vist suht kindlalt iga aasta mõelnud, et ma osalen. Aga ma ei tea, kuidagi nii läinud, ma ei ole osalenud. Kas täna siin oli sinu kohtuniku debüüt? Jah, oli. Kuidas jäid tantsuvõistlusega rahule? Jäin väga rahule. Et väga raske oli hinnata, palju häid tantsijaid oli. Raske oli valida. Aga ma jäin väga rahule, minu jaoks uus kogemus, väga põnev. Ütle üks põhjus, miks tavainimene peaks ühte sellist tantsuvõistlust üldse vaatama tulema? Üks põhjus. Võib-olla siis nad nagu saavad ka pisikuga nakatatud ja leiavad tee siis tantsu juurde äkki. Aitäh! Nii, Viljandi Bass Cypher on läbi saanud ja minuga on siin Edgar ja Marta. Mis ala tantsisite täna? Ikka hip-hoppi. Kaua tantsinud olete? Ma pakun, et 10, 11, 12 aastat, umbes nii. Ja te ei ole sama vanad, eks? Ei. Kas olete Bass Cypheril esimest korda? Ei ole. Varem oleme ka käinud. Teist korda vist, jah. Okei, ja kuidas on, kui võrdlete, millal te käisite? Eelmine aasta. Ja kui võrdlete eelmist ja seda aastat, siis kuidas on muutunud, kuidas on meeleolu? Atmosfäär on läinud lahedamaks, paremaks, energilisemaks. Ja mulle meeldis kõik, kuidas oli organiseeritud hästi. Eelmine aasta oli Bass Cypher väljas, seekord oli ilmaolude tõttu sees. Kus oli parem tantsida? Ma ütlen, et me olime üle-eelmine aasta. Esiteks, tegelikult sees on mõnusam, kuna väljas on vihm ja Nõmme on väljas praegu. Ja tegelikult ma võin kriitilisem olla ja öelda, et tegelikult alustada battliga kell 6 nagu halb, ülihalb mõte. Miks see on halb? Peame nüüd fucking 2,5 tundi nagu Tallinnasse sõitma, higistane ja nõmedatane. Ei lihtsalt mingi kella 4-3 paiku on jumalast äge alustada, et lõpetaks mingi 10 ära vähemalt. Lihtsalt siuke värk. Ei, muidu oli kõik hästi. Ja muidu oli kõik jumala äge, päriselt. Ehk üldine Bass Cypheri vibe teile meeldis? Loomulikult. Üliäge. Väga tore, aitäh!